Kerri vastas ka nendele, jah. Jaa. Kas homopaaridel peaks olema õigus Ta vastas ei. Kas abielu peaks olema ainult mehe ja naise vahel? Tema vastas pigem jah, et no vaadake nii, et temal on nagu, et aga siiski konservatiivne arvamus, aga noh, et tal ei olnud kindlat jahi. Kas Eesti peaks piirama sisserännet kultuuriliselt väga erinevatest riikidest? Ta vastas jah. Kas sündimuse tõstmiseks peaks riik tegema rohkem meetmeid? Ta vastas jah. Kas sõnavabadust peaks piirama, kui see riivab Ta vastas ei, eks ole. Kas on õige, kui naine seab karjääri, pere ja laste kasvatamist ettepoole? No ta vastas pigem jah, nii, et siin on, ütleme, kui meil on 2 linnaosa vanemat, meil on Mustamalt Mare-Liisa Veised, kes on naine, tema arvab, et tegelikult oleks õigem, kui naine ei seaks nagu karjääri oma perest ettepoole, siis Nõmmel Kerri arvab, et see on pigem jah. Okei, lähme vaatame siis parempoolsust. Kas rikkad peaksid rohkem makse maksma? Vaadake, nüüd me näeme, et ütleb pigem jah, mis tähendab seda, et siis on meil veel üks progressiivse tulumaksu toetaja, nagu meil on Miroslav Berežovski sealt Lasnamäelt. Kas ettevõtted peaksid rohkem makse maksma? Siin ta arvab, et ei. Kas riik peaks päästma raskustesse sattunud firmasid? Ta ütleb pigem jah, mis on ka selline vasakpoolsem vaade. Kas riigile kuuluvaid asju peaks rohkem erastama? Ta ütleb pigem ei. No jälle, see on rohkem selline vasakpoolne vaade. Tegelikult ta tulebki välja, et ta arvab, et osa majandusest võib siiski riik endale jätta. Kas riiklik alampalk on vajalik? Tema vastab pigem jah, ja see on kristlikust vaatenurgast on see õige. Mul jäi vist ei, vahet ei ole. Vahel, aga... No, kas inimesed peaksid rohkem oma pensioni eest vastutama, ta vastab ei, ja see on nagu selgelt vasakpoolne vaade, vaadake, ta arvab, et inimesed peavad rohkem riigile toetuma. Kas majanduskasvu ja töökohti võib toetada ka keskkonna arvelt? Näete, nii ta vastab pigem jah, mis läheb vastuolu kristlike vaadetega.